ma arvan, et igal juhul, kui sa alustad ettevõtjana ja sul on plaanis teha oma kodulehekülg, millega sa oma firmat esindad ja turundad, siis on hädavajalik see, et sa saad aru, kuidas tänapäeval toimivad kõik need süsteemid. Ja ma toon ühe näite, nii nagu ikka ju äris mõeldakse äriliselt, siis numbrid räägivad kõige paremat keelt. Olles näinud ja võrrelnud nii maailma kui ka Eesti reisikorraldusfirmade kodulehekülgi, nägin ma nendest tohutut suurt erinevust. Ja nüüd, täna, kui ma olen selle koolituse läbinud, siis ma saan aru, et see kõik algab õigesti valitud platvormist ja üldse arusaamisest, mida üks reisikorraldusega tegelev firma oma kodulehel pakkuda võib. Ja jõudes numbrite juurde, siis pea oli mõtteid ja ideid täis, soove. Tunnistan, et olen selles mõttes väga nõudlik ja nägin võimalust ainult selles, et ma pöördun professionaalsete veebilehe tegijate poole, räägin ära oma soovid ja vaatan, mis nad mulle selle peale siis kostavad. Ma jätan nime küll siin juures mainimata, kuid ma läksin, ma arvan, Eesti ühte parimasse firmasse, kes teeb suurepäraseid kodulehti. Ja kui ma sealt siis tagasi tulin, olles kõik oma soovid neile siis ära rääkinud, sain ma mõne nädala pärast pakkumise, mis oli hiilgavalt vormistatud, hiilgavalt kirjutatud ja mille hind oli samavõrd hiilgav. See küündis 13 000 euroni. Kui ma nüüd mõtlen seda, et Töötukassa koolitus, mille maksis mulle kinni riik, andes mulle selle võimaluse õppida tõepoolest seda, mida ma ei osanud, maksis ligi 1200 eurot, siis kaasa arvatud need oskused, mida ma siit sain. Ja isegi siis, kui ma annan ennast aastaks kellegi hoole alla, kes siis aitab mu kodulehel silma peal hoida, oli siis see hind, mida mulle sellest veebifirmast, veebilehe tegijate firmast pakuti 10-kordse vahega. Ja kui ma nüüd need numbrid kõik kokku võtan, siis selle sama ligi 13 000 euro eest ma võin öelda, et ma olen selle raha võitnud, ma olen selle raha suisa maast leidnud. Kaasa arvatud see, et ma olen saanud koolitatud ja ma tõepoolest tean ja olen suuteline ise oma kodulehte haldama, seda kujundama, ma tean, kuidas need süsteemid seal käivad. Ma tunnistan, et selles on olnud nii häid kui halbu hetki ja on olnud ka selliseid hetki, kus tundub, et miski ei edene. Kuid ma soovitan kõigil selle tee läbi käia, sest te tõepoolest valdate lõpuks seda, mis on teie jaoks kõige olulisem. See on üks osa firma juhtimisest, selle haldamisest ja kui me paneme summad kõrvuti, siis nagu ma ütlesin, see ligi 13 000, see koolitus ja see hooldus või tugi, mida sa saad, nende vahe on 10-kordne. Nii et äris räägivad numbrid oma väga selget keelt ja ma soovitan ja julgustan kõiki, kes oma ettevõttega alustavad, et tehke see ära, tehke läbi parim koolitus, mis teil valida on ja üks nendest, kus mina olen osalenud, on tõesti see, mida ma julgen kõigile teistele soovitada. Kaasa arvatud see, et nii rahulikke ja häid õpetajaid nagu sellel koolitusel ja nii põhjalikke, kaasa arvatud põhjalikke materjale pakkuvat koolitust ei ole mina, võiks öelda, isegi lausa näinud varem, nii et see ei ole kiidulaul, vaid see on isiklik kogemus millestki, mis on olnud väga väärtuslik ja hindamatu, ma arvan, mulle kui tulevasele ettevõtjale, et oma firmat käigus hoida. Ja loomulikult nii nagu igal algaval firmal on ju raha vähe või pole seda peaaegu üldse, siis kahtlemata aitab see, et te teete ise väga palju oma alustava ettevõtte heaks, hoiab kindlasti kokku ka oluliselt teie finantsvahendeid. Nii et valik on teie
soovitan soojalt.